Mida teha, kui tekib tunne, et omakäeliselt kirjutatud testament on võltsitud? Kuidas seda tõendada? Kujutame ette olukorda, et Mari isa sureb ootamatult ja kogu pere oli veendunud, et pärimine toimub tavaliselt. Lapsed pärivad võrdselt. Mõni nädal hiljem ilmub aga välja paber, mis on väidetavalt isa omakäeliselt kirjutatud testament. Ja selle järgi saab kogu vara ainult üks lastest. Sealjuures isal lastega mingisuguseid konflikte polnud, sai kõikide lastega ühtemoodi aru. Mari vaatab dokumenti ja midagi tundub talle väga valesti. Tekst on küll käsitsi kirjutatud, aga allkiri ei paista päris sama välja, nagu isa kirjutas. Osa tekstist on justkui teise pastakaga kirjutatud ja kuupäev tundub üle kirjutatud. Ja tekib küsimus, et kas selline testament on üldse ehtne. Selliseid kaasuseid paraku meie lauale satub igal aastal. Alustame kõige olulisemalt. Omakäeline ehk käsikirjaline testament peab vastama väga konkreetsetele nõuetele. See peab olema algusest lõpuni pärandaja enda käega kirjutatud. Seal peab olema märgitud testamendi tegemise kuupäev ja aasta ning sellel peab olema testaatori ehk siis testamendi tegija enda alla kirjutatud allkiri. See tähendab, et kogu tekst peab olema terviklik ja pärandaja poolt koostatud. Kui näiteks keegi teine on kirjutanud osa tekstist, tekst on koostatud arvutis ja ainult allkiri on käsitsi või puuduvad tunnistajad või keegi on hiljem midagi juurde kirjutanud, siis võib see viia testamendi tühisuseni. Praktikas on väga oluline aru saada, et lähenemisest natuke võltsimist ei eksisteeri. Kui testament ei vasta normi nõuetele, võib see olla täielikult tühine. Toon välja mõned üksikud tüüpilisemad ohumärgid, mida me oma igapäevatöös näeme. Erinev käekiri ühes ja samas dokumendis, erinevad kirjutusvahendid, näiteks osa teksti sinisega, osa mustaga, ebaühtlane allkiri võrreldes varasemalt samal ajal selle inimese poolt antud allkirjadega, parandused, kustutused, ülekirjutamised, kuupäeva muutmine või hilisem lisamine. Kindlasti tõmbab tähelepanu ka mitte juristi poolt koostatud dokumendi kuidagi liiga juriidiliselt korrektne olemine olukorras, kus inimese muud dokumendid ei ole kirjutatud selliselt. Üks oluline nüanss, mida sageli alahinnatakse, on originaaldokumendi olemasolu. Kohtus on originaaldokument kriitilise tähtsusega. Kui meil olemas ainult koopia, foto või skanneering, muutub tõendamine oluliselt keerulisemalt. Ja ilma originaali või ehtsa testamendi ehtsuse tõendamine osutuda väga raskeks. Kuidas aga tõendada? Peamine tööriist kahtluste tekkimisel on käekirja ekspertiis, mida teostatakse meil Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis. Ja ekspert võrdleb testamendi teksti ja allkirja ja pärandaja varasema dokumentidega. Alati me suudame leida mingid varasemad lepingud, dokumendid, kirjad, märkmed ja ekspert analüüsib käekirja eripära, liigutust, survet, detailne, mida meie igapäevaselt ei pruugi märgata. Lisaks ekspertiisile kogutakse ka muid tõendeid, kes leidis testamendi, kus see oli, kes teadis selle olemasolust, kas keegi oli huvitatud selle sisust, kas pärandaja üldse rääkis sellise testamendi tegemisest. Oluline on mõista, et see, kes väidab, et testament on võltsitud või kehtetu, peab neid väiteid kohtus tõendama. See tähendab, et kui Mari tahab tõendada, et isa testament ei ole ehtne, peab ta ise pöörduma kohtusse ja koguma tõendeid, nõudma välja originaali, koguma võrdlusmaterjali, taotlema kohtus ekspertiisi tegemist, kui kohtuväliselt ei ole ekspertiisi tegemine võimalik. Ja praktiline aspekt. Kui pärimismenetlus juba käib notari juures, võib vaidlus testamendi kehtivuse üle mõjutada kogu pärimismenetlust. Sageli tuleks menetlus peatada ja suunatagi vaidlus edasi kohtusse. Kui käsikirjaline testament tekitab kahtlusi, siis ärge leppige lihtsalt sellega, sest paber on olemas. Nõudke originaali, koguge võrdlusmaterjali, pöörduge eksperdi või nõustaja poole, kes oskab teid aidata. Sellised vaidlused ei lahene ei loogika ega õiglustunde põhjal. Need lahenevad ainult tõendite pinnal ja väga sageli otsustab tulemuse just see, kui kiiresti ja professionaalselt suudetakse tõendeid koguda. Kui testament on ehtne, peab see ehtsuse kontrollile vastu. Kui ei ole, on võimalik see kohtus ümber lükata, aga ainult siis, kui tegutsetakse õigel ajal ja õigete vahenditega.